Hei, tere tulemast minu YouTube'i kanalile nimega Ärkvel teadvel looja. Jah, minu nimi on Kadri ja mina olen siin teie ees, et jagada teile täna mõned uudised enda tegemiste kohta ja ühe sellise minu enda jaoks päästava praktika, jah, mis võib teile anda igapäevaseks selliseks enesejoondamiseks hea inspiratsiooni või alge. Nüüd kõigepealt siis, mis mul teile rääkida on oma tegemiste kohta, on see, et just nüüd alles hiljuti, mõned päevad tagasi või mõned nädalapäevad tagasi valmis minu YouTube'i kanal ja mitte YouTube'i kanal. YouTube'i kanal on mul juba päris kaua. Valmis minu see kodulehekülg. Jah, uus kodulehekülg. Ja see on minu enda jaoks nii äge looming, sellepärast, et seal on siis koos kõik need viimase aja aktivatsioonid ja loengud, mis ma olen teinud, mis on teile nüüd kättesaadavad ja saate neid endale sobival ajal vastu võtta. Need sellele ligipääsuks ma panen siis siia alla lingi, et te saate siis tuulata, mis seal lehekülje peal siis pakutakse. Just nii, ja mis see teine uudis oli? Teine uudis on see, et ma just sellel kolmapäeval alustasin uut teekonda grupi inimestega, meid on seal päris mitu, päris paarkümmend lausa. Ja selle teekonna nimi on Uus maa, uus mina, kes ma olen. Ja selle teekonna uksed on veel lahti, mis tähendab seda, et kuni järgmise kolmapäevani saad sina meiega kaasa tulla, kui see sind kõnetab. Ja mis ma sellel teekonnal siis saan tuua teieni on, ilmselt oled sa juba kuulnud mõnda aega, et meil on uued energiat, maa muudab oma sagedust, me liigume uude ajastusse, kuldajastu suunas ja nii edasi. Ja esimest korda kogu maa ajaloo jooksul ei toimu üleminek niimoodi uude ajastusse, et vahepeal püütakse plats puhtaks ja siis tuuakse uus tsivilisatsioon sisse, vaid see üleminek toimub nendes füüsilistes kehadus, kus me oleme. Ehk et need hinged, kes on selle kokkuleppega, et nad lähevad oma füüsilises kehas üle ja ei vaheta vahepeal oma keha, nendega toimuvad metsikud muutused. Nii füüsilisel tasandil kui ka ütleme siis energeetilisel tasandil või eesotsas tegelikult energeetilisel tasandil ja sellest siis kasvab välja füüsiline tasand, füüsiline kogemus. Ja esimene teema, mis me tegelikult kolmapäeval avasime ja lahti võtsime, oli meie süsinikul põhinev toimimine, selle muutumine kristalliliseks. Ja mida see tähendab, on tegelikult see, et tänu sellele, et maasagedus on tõusnud, siis meie süsinikul põhinevad rakud ja siis rakud koosnevad omajakorda nendest molekulidest, süsinikumolekulidest. Nende energeetiline struktuur muutub kristalliliseks, see tähendab seda, et süsinik säilib, see jääb, see on elu alus, süsinik on kõiges elavas ja isegi teemandites ja kõiges on kristallides, siis tema struktuur, energeetiline struktuur muutub ja selle energeetilise struktuuri muutumise käigus aktiveerub meis selline nähtus nagu kristallkeha. Ja milleks seda kristallkeha vaja on sellepärast, et meie valguse keha, mis on meie hinge ja vaimu väljendus või koosneb meie hinge ja vaimu sagedusest, see saaks rohkem ankurduda sellesse füüsilisse kehasse, mille tulemusena oled sa ärkvel teadvel looja, mille tulemusena sa saad luua otse oma kõrgemast teadvusest ja ühenduses oma hinge juhatusega. Ja see on loomine südame kaudu, loomine ja liikumine täiesti võib-olla ebaratsionaalsel viisil, mis ei tundu üldse loogiline, aga kokkuvõttes see kulminatsioon, kuhu sa saad jõuda ja millist maagiat sa selle teekonnal koged, see käib kõik sellega kaasas. Ja otse loomulikult kaasneb sellega ka hingemälu avanemine, taastumine. Ja
ja ka erinevate nii-öelda ülevõimete aktiveerumine, mis tegelikult on meie normaalsed loomulikud võimed, mis mõnda aega, mõned tuhanded aastad võib-olla isegi on inimeste jaoks kinni pandud, mõned üksikud on olnud ühendustes selle energia või nende võimetega ja nüüd on siis taas käes aeg, kus me avaneme taas intuitsioonile, energia lugemisele, kätega tervendamisele, selgelt nägemisele, mis iganes, selgelt kuulmisele, nagu kõik see nähtamatu maailm avaneb meie jaoks. Aga see toimub läbi selle, et meie kristallkehad aktiveeruvad ja sellele kristallkeha aktiveerumisele ja sinu energiakeha puhastamisele saan mina kaasa aidata valguse keele aktivatsioonidega, ühendades meid erinevatesse kosmilistesse punktidesse ja nendest kosmilistest punktidest alla tuua valguse koode, mis aitavad siis sinu eksistentsil joonduda enda hingeteadvusega ja aktiveeruda nii, et sa saaksid hakata elama läbi oma hingejuhatuse ja oma vaimust ja ühenduses ka oma multidimensionaalsete teiste eksistentsidega. Ehk et see on see taust ja see oli see esimese koosloomise teema, mis avanes ja millele järgnes siis aktivatsioon vastavalt sellele teemale. Ja sellel teekonnal on meil kokku 8 kohtumist. Ja nende käigus ma avan järjest uusi järgmisi teemasid, mis on kõik seotud selle uue mina olemisega, et kes ma tegelikult olen. Selleks, et sa saaksid ühendus sellega, kes sa tegelikult oled, on sul vaja esitada see küsimus. Küsimus on alati see, mis käivitab ja annab võimaluse vastustele tulemiseks. Ehk et kogu see teekond on üles ehitatud selleks, et sa leiaksid suurema joonduse iseendaga. Esimeselt kokkusaamiselt tulid nii ägedad tagasisided juba enamus, kes enda tagasiside väljendas või jagas sinna meie ühisesse Facebooki gruppi, kus me siis nii-öelda sellel teekonnal hoiame enda energiaid koos ja jagame oma kogemusi ja mõtteid ja mina annan veel lisainformatsiooni erinevate teemade kohta. Siis seal on meil selline tagasiside postituste koht ka ja sinna tulid sellised tagasisided, mis enamus väitsid siis seda, et peale esimest aktivatsiooni juba inimesed tundsid ennast suuremas joondatuses iseendaga ja tundsid, et neil on kuidagi kergem eksisteerida ja toimetada ka igapäevaasjades hästi nagu kergusega laabub kõik. Et selline huvitav kõrvalnähud. See kaasnes siis selle esimese aktivatsiooniga ja see oli selline üleüldine. See oli teisi asju veel, aga kui see teema sind huvitab ja kõnetab ja sa tunned kutset sellele teekonnal veel ühineda, siis see võimalus on sinu jaoks olemas, nii et hüppa paati, kui nii saab öelda, ja lähme koos teele. Vot nii. Ja ka selle kohta sa leiad informatsiooni, siis siit alt ma panen lingi siia. Nüüd see selline praktika, mida ma soovitaksin kasutada, ma seletan ka, miks ma soovitan kasutada, on südame kaudu algallika energiaga ühenduses olemine. Ja miks see vajalik on? Nimelt, kui sa saad selle allika energiaga ühenduse, sinu süda on portaal otseühenduse algallikasse. Südamekeskus siis on nagu portaal, põhimõtteliselt ongi portaal, energiaportaal, mis on ühenduses algallika energiaga. Meie südamed on tihtipeale blokeeritud, emotsionaalsetes kihtides on plokid peal ja siis inimene ütleb, et ma ei tunne oma südamega mitte midagi, et mis mu südamel viga on või mul ei ole tundeid või ma olen tundetu. Aga kui sa paned oma silmad kinni, sa võid seda kohe proovida. Ja isegi siis, kui sinu emotsionaalkihtides on justkui plokid ees, siis mine oma tähelepanuga sügavamale enda sisse. Mine sügavamale südame energiakeskusesse. Ja sa võid visuaaliska näha, kuidas sa sisened justkui südame portaali kaudu sügavamale. Hoia oma fookust seal sügavamal. Sa võid näha ka sellist eredat valgust, mis kiirgab algallika energiat ja valgust ja hoia oma fookus seal sügavamal, nendest emotsionaalsetest kihtidest mööda, sügavamal enda sees
lihtsalt ole seal ja hinga rahulikult. Hinga sügavalt ja rahulikult oma kõhuga. Ja hoia fookust seal sügavamal südames. Ja kui sa oled seal mõnda aega juba rahulikult istunud ja lihtsalt hinganud ja fookust hoidnud seal sügavamal südames, siis sa hakkad tajuma sellist magusat tunnet, sooja tunnet ja see hakkab võimenduma. Ja see võimendub ja ühel hetkel see hakkab sinust justkui välja voolama. Ja see on allika lõputu energia, mis voolab sinust läbi, armastuse energia, tingimusteta armastus ja valguse energia. Ja kui sa saad selle allika energiaga ühendust näiteks igal hommikul, siis see käivitab selle, et sa tunned nii suurt täidetuse tunnet, et sa lihtsalt soovid anda. Ja sul ei ole kunagi kahju anda. Ja sa lihtsalt voolad lõputult, sest et allikas ei saa kunagi otsa. Ja see andmise tunne täidab sind omakorda veel, mis tekitab sellise ringluse saamise ja andmise vahel. Ehk et meie südamed on kõige otsem tee looja või algallika energiasse. Ja kui me ühendume selle energiaga, siis me hakkame nagu mõnes mõttes täitma enda seda autentset rolli. Ja see roll on eneseväljendus läbi andmise, läbi looja energia andmise. Jah, ma ütlen veel kord. Meie roll või ülesanne siin kehades on anda seda, mis tuleb meie südamest. Ja kui me oleme selle tundega ühenduses ja lihtsalt anname, sest me teame, et meil on anda, siis see on see, mis käivitab ringluse nii, et ka sina oled kaetud ja kantud kõiges, mida sa vajad ja soovid ning rohkemgi veel. Aga see andmine ei käi sellepärast, et sa oleksid kaetud ja kantud või et sul on midagi vaja vastu, vaid see andmine on lihtsalt sellepärast, et sa saad anda. Et sul on anda ja andmisrõõm on alati kordades suurem kui saamisrõõm. See on minu enda isa õpetus juba ammusest ajast, kui ta ütles mulle, kui ma küsisin ta käest, et miks sa jõulude ajal nii paljudele inimestele kingitusi teed. Ja siis ta ütles mulle, et andmisrõõm on suurem kui saamisrõõm. Nii, ja see on tõde. See on tõesti tõde. Nii et ühendu enda südames selle allika energiaga. Tunne, kuidas see sind täidab. Tunne, kuidas sul on lõputult anda. Ja küsi, kuidas ma saan anda. Kellele, kus, mida mul on anda. Ja anna ka siis, kui sulle tundub, et sul on vähe või et sul ei ole. Sest et ma olen täiesti kindel, et isegi siis, kui sul ei ole hinge taga mitte ühtegi senti, on sul anda kas või sinu naeratus või sinu soe sõna või toetav patsutus kellegi õlale. Me ei räägi ainult sellest, et me peaksime andma raha või asju, vaid me räägin sellest, et me saame anda inimlikku, kaastunnet, armastavat toetust, lähedust ja inspiratsiooni enda seest teistele. Ja see on meie loomulik olek. See on meie loomulik olek, mis täidab meid endid. Nii et proovi seda. Yeah. Vot nii. Nüüd vist sai kõik öeldud. Yeah. Igal juhul loodan, et see praktika leiab kasutus sinu elus ja ma soovin siiralt imelist loomist sinu igapäevasse ellu, väes olemist, keskmes olemist, rahu hoidmist südames ja seda rahu majakat või rahuvalgust edasi andest kõigile teistele, kes on ümber sinu. Just nii.
Vot nii, olgu. Ma tänan tähelepanu eest ja me näeme juba järgmistes videodes. Tšau, tšau!